Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tervist, head Vaba sõna vaatajad. Me oleme jälle eetris Pildiraadiona. Stuudios on Anti ja Evelin, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja me räägime täna mõistagi kuumadel teemadel, milleks on EKRE sünnitoetuste tõstmise tegevus, milleks on elektri hind, mis meid pigistab, milleks on Belgia pättide toomise plaan Eesti vanglasse ja lõpuks räägime vägagi dramaatilisel, vapustaval Epsteini failide teemal. Aga Evelin, alustamegi täna heade uudistega. Nimelt Vinni vallavolikogu tõstis sünnitoetusi ja sina kui Vinni vallavolikogu esimees oled sellega kõige paremini kursis. Kuidas sul õnnestus nii kiiresti ja otsustavalt EKRE valimislubadus läbi suruda? Ja tere, ma leian, et see on tõesti väga hea saavutus ja ma tean, et ka teised omavalitsused, kus EKRE on võimul, on suutnud sünnitoetuse tõsta 1000 euro peale. Ja mulle jäi ka silma, kuna ma hakkasin võrdlema, kas veel kuskil omavalitsuses on sünnitoetus nii kõrgele tõstetud. Lääne-Virumaal on Vinni vald hetkel ainukene, loodame teistele valdadele eeskujuks olla, aga nägin, et Tori vald on lubanud tõsta 1500 euro peale ja minu meelest on see väga hea algatus. Ma toon veel mõned näited veel, kus kohas sünnitoetus on kõrge, näiteks ka Võru linnas, Lääne-Niigula vallas, Alutaguse vallas, Kihnu vallas, et siis noored pered teaksid ja ka muidugi Vinni vallas, et noored pered teaksid, kuhu siis tulla lapsi kasvatama. Seda enam, et see 1000 eurot ei ole ka ju mitte ainult kulude katteks, vaid ka see on osa hoiakutest, et me tahame anda ka sõnumi, et meie vallas on lapsed prioriteet number 1 ja kõik noored pered on oodatud Vinni valda elama. Aga me olemegi nendes demograafiaalastes saadetes rääkinud, kui oluline on hoiakute kujundamine, mitte ainult raha ei loe. Sellepärast, et need kliimapaniköörid tekitavad noortes hirmu maailma lõpu ees, üleujutuste ees, et inimkond hävitab maakera. Noored kardavad selle tõttu lapsi saada. Me peame julgustama. Samamoodi sõjahirmu kütmine. Noored kardavad lapsi saada. Me peame julgustama, et kui maailm on rahutu, ei tähenda, et eestlased peaksid välja surema. Ja ma mäletan ka omal ajal, kui tuldi välja nii riigipoolselt sünnitoetusega kui ka omavalitsuste poolt, et see toetus tollel ajal oli märkimisväärne, et see oligi justkui lausa selline katte kõikidele beebiga tekkivatele kuludele, aga vahepeal on olnud ju täiesti pöörane inflatsioon, mis teeb juba selle 200 eurose toetuse märkamatuks. Aga vaadates tõesti, mis kõik poes maksab, siis 1000 eurot ongi selline summa, mis peaks katma just need esmased kulud, mis beebi või uue ilma kodanikuga kaasnevad. Need meetmed toimivad lõpuks koos, sest eriti oluline on noore pere kodu soetamise võimalus. Sellega tegeles EKRE siis, kui ta oli valitsuses Keskerakonna ja Isamaaga. Me viisime sisse regionaalse toetuse turutõrkega piirkonnas noortele peredele kodu soetamiseks, ehk siis see käis maaelu sihtasutuse kaudu ja hulk peresid saigi endale kodu. Et see on väga tõsine probleem, et maapiirkondades teatud kantides pangad ei anna laenu. Jah, ja ikkagi on ka tõesti see suhtumine nii valdav, et noored osaliselt ju kardavad tõesti kliima soojenemise pärast, aga on ka selline majanduslik ebakindlus, et ei tea ju, mis edasi saab, et kas leitakse elukoht, kas leitakse töökoht ja tihtipeale lükataksegi lapse saamine nii palju edasi, et jääb meil mõnikord lausa põlvkond vahele.
See on väga ohtlik ja me olemegi demograafilisest vetsupotist alla minemas ja kõik meetmed, mida me teeme demograafia heaks, läbimõeldud meetmed on teretulnud, ka sellised väga olulised sünditoetuste teemad. Ma tookski välja, et EKRE ei ole praegust riigi tasandil, ei ole valitsuses, et seal me ei saa olukorda kuidagi muuta, aga just väga paljudes omavalitsustes, kus EKRE on võimul ja saame me parendada noorte perede olukorda just nende kohalike meetmetega ja ma loodan, et see altpoolt või rohujuure tasandilt või omavalitsus tasandilt algav meede, et me tunnustame noori või toetame sündi, et see jõuaks ka riiklikule tasandile. Me väga loodame, et lõpuks ka valitsus, Reformierakonna valitsus saaks aru, et meil on demograafia kriis, et sellega tuleb midagi ette võtta, sest muidu meil tõesti vähemalt maapiirkonnas on suur probleem. See on dramaatika, kui meie sündivus on ligi sarnane sõjas oleva Ukraina sündivusega. Et kallid inimesed, me ei ole sõjas, aga meie sündivus on samas ligi lähedases seisus ja see ei ole normaalne. Igal juhul, Evelin, ma soovin Vinni vallavolikogule edu laste mänguväljakute ehitamisel. Ma loodan, et te suudate mõne välja ehitada taas selle 4 aastaga ja hoida perede toetust oma luubi all. Aga pärast väikest pausi läheme uue teema juurde. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Evelin, oleme stuudios tagasi. Meil on vaja nüüd rääkida natuke halvematest uudistest. Et külm talv on tulnud. Kliima ei soojenegi. Kliima lausa jaheneb. Et nii karmi talve pole ammu olnud. Näiteks Leedu kohta öeldi, et viimati oli seal nii külm talv 90ndate keskpaigas. Bussid lagunevad laiali, paljud probleemid on päevakorral. Nüüd meie elektrihind on siis kõige hullemal ajal, kui meil on kõige suurem energiatarbimine tõusnud lausa lakke. Mis me teeme? Mida teha? Kas see hakkab korduma iga talv? No kindlasti hakkab see korduma iga talv, kui me ei muuda midagi oma energiapoliitikas ja minu jaoks on eriti naeruväärne või lausa küüniline, kui tulevad need taastuvenergia ettevõtete juhid ja hakkavad rääkima, et meil on vaja tuulikuid juurde, meil on vaja päikesepaneele juurde, samal ajal kui tuult ei ole ja päikest ei ole, et see ei ole lahendus. Lahendused on juhitavates energiakandjates ja allikates. Evelin, ma näen, et Soome näitel, kus tuulikulabad jäätuvad, tuulepargid pannakse seisma, siis on meil ju sama lugu siin Eestis. Ehk siis kõige kriitilisemal ajal, kui meil on vaja palju energiat, öeldakse, et vabandust, tuult on vähe siin külmade ilmadega, labad jäätuvad. Kuule, see on ju tegelikult julgeolekukrahhi tekitamine, energiajulgeolekukrahhi tekitamine, mis on hullem kui Hispaanias, sest kui neil vool ära läheb, nad ei külmu surnuks. Aga Eestis, kui vool ära läheb ja meil on võrk maas, meil ei ole energiat, mida siis kortermajad tegema hakkavad? Kas nagu Ukrainas, kus pannakse telgid Lasnamäe õue peale, tassitakse puid ja hakatakse ahjudes sooja tegema? No mina näen, et tegelikult on see osa sellest energiaräkitist, et kuidas seda veel Eesti valitsus, kellele Eesti Energia kuulub, eest veab. Et neid ei huvitagi, et oleks stabiilne elektri hind, pigem teadlikult manipuleeritakse sellega, et ütleme ka see Nord Pooli börs on selline, kus saab elektri hinnaga manipuleerida ja nüüd me näeme, et Kiisale rajati hiljuti 400 megavatine akupark, mis siis suudab 400 megavatti energiat salvestada ja see on just selleks, et neid hinnatippe langetada ja see on osa selle tuule ja taastuvenergia hüplikust süsteemist. Kui meil oleks stabiilne tootmine, kui meil oleks juhitav energia, siis need
rekordhinnad oleksid olematud, et praegu tõesti korraga on suur tarbimine, tootjaid ei ole ja elektri hind läheb tõesti seal juba 500 euro peale megavatt-tunni eest ja aga mida see tähendab, kui ütleme siis kitsikuses elavale perele tuleb jaanuari-veebruari arve? Palju see lisakulusid võib tekitada? No kui on elektri hind 10-kordistunud, et on siin headel aegadel olnud meil 1 kilovati eest pidanud maksma seal 6 senti, 9 senti ja nüüd korraga peab ta maksma 50 senti, et see on 10-kordne. Ja lisaks tuleb ju juurde taastuvenergiaga seotud lisatasud on. Aga 10-kordne võib tähendada, et sinu 100-eurone elektriarve on 1000. Kust leiab pensionär selle raha? No, sest neil võib olla ka, et maja on hõre, tulebki elektriga kütta, ei ole raha maja soojustamiseks ja ongi siis pankrot käes. Terve Narva linn ägab, sest nad ei suuda elektriarveid maksta enam. Varem suutsid, enam ei suuda. Kas see ei ole julgeolekukriisi tekitamine? Ütleme nii, et kõige suurem mõju on ka ju tootjatele, ehk siis tööstustele, kui korraga ikkagi 1000 euro asemel on seal elektri eest 10 000 arve, et ka nemad peavad siis teatud ajal juhtme seinast välja tõmbama, aga mis on nagu eriti ülekohtune, kuna meil on ju, me oleme õnnelik riik, meil on põlevkivi, meil on maavara, mis põleb, ja mida saab kasutada elektri tootmiseks, et sellega ei tegeleta. Öeldakse, ei, põlevkivikatlad on vanad, neid ei saa kasutada. Samas on Eesti Energia investeerinud üle miljardi nende tuulikutesse ja päikesepaneelidesse ja me ostame ligi 50% energiast väljast poolt, mis tähendab seda, et nii suur hulk raha voolab majandusest välja, et mina ei oska küll sellele ühtegi arukat põhjendust leida, et pigem näedki, kuidas teadlikult ja tahtlikult muudetakse Eesti inimene vaeseks ja kurnatakse Eesti majandust. No seda me näemegi, et suurettevõtted panevad uksed kinni. Lääne-Virumaal mitu kuud seisis kuulus Estonian Cell, mis on Eesti suurim energiatarbija. Et see ei ole normaalne, sest 100 töötajad ju lendavad tänavale selleks ajaks palgata puhkusele. Ja ma toon veel ühe jaburuse siia kõrvale, et meil on põlevkivikatlad Narvas. Need peaksid töötama stabiilselt, pannakse käima ja töötavad, aga praegune elektrienergia, see börsi manipulatsioonid sunnivad neid käituma nii, et panen katla sisse, võtan katla välja ja see kulutab neid katlaid ja samas sellega kaasneb ka rohkem seda CO2 heidet. Aga Eesti Energia juht Andrus Tureiko on ju öelnud, et nii on isegi ökoloogiliselt parem, et katlad püsivalt töötavad, mitte ei lülitata sisse välja. See on majanduslikult otstarbekam, nad on ise seda meelt. Nad on ise seda meelt ja nad on isegi öelnud, et võiks kas või kuu aega töötada, kas või kuu aega järjest töötada, aga samas öeldakse ka, et teate, et aga siis nii palju energia turule toomine lööb turuhinna alla ja sellega poleks jälle nii-öelda teised turuosalised nõus, et nii palju elektrit on, kogu aeg on vaja Nord Pooli börs hoida nii-öelda puuduses elektri defitsiidis, siis saab seda hinda hästi kõrgele ajada ja kõik saavad rohkem raha vähem tehes. Ainukene, kes on õnnetu, on tootja, ainukene, kes on õnnetu, on tarbija. Elektritootjad lustivad. Et hind oleks üleval, riigi raha jookseks. Ma küsin, mida ütles Andrus Sutt selle kohta? Meie energia pealik minister, tema ju ütles, et rohkem tuuleenergiat. No nad kõik ütlevad, aga mulle tundub, et siin on tuuleenergia tootjate lobitöö. Et rahvas ei lähe ju, ei ütle, et kuulge, et lõpetage ära, kuigi peaks ja on viimane aeg, sest selline energiapoliitika ju ainult süvendab seda kahju, mida tehakse nii Eesti majandusele kui ka Eesti inimese hakkama saamisele. Jah, Evelin, see on kurb, et südatalvel me peame nagu tõepoolest siis julgeoleku teemaga tegelema, sest energiajulgeolek on inimeste toimetulek ja siit tuleb palju siirdeid ka
päris julgeolekule, sest kui meil ei ole voolu, kui ta on liiga kõrge, kui majandusjulgeolek kannatab, sellel on lõpuks mõju päris kõvale julgeolekule, sest muu hulgas riigikaitse raportis, mida me siin suvel valmistasime ja sügisel vastu võtsime, oli selge sõnaga välja öeldud, et tuulikud kahjustavad meie seirevõimekust väga tõsiselt, ka need, mis on sisemaal, meie radarivõimekust, nii et kogu see energiasüsteem, tuulikutele baseeruv energiasüsteem, kaasa arvatud päikesepaneelid, kus see päike praegu meil siin nüüd on, see on kas sõjalises mõttes juba julgeolekulist risk oma tohutu elektromagneetilise müraga meie raadioluurele, meie radaritele. Et meie ettepanek on valitsusele ja kui EKRE on valitsuses, siis meie toome elektri hinna alla, meie investeerime põlevkivikateldesse, nii et nad on keskkonnasõbralikud, nii et nad töötavad vähemalt oktoobrist märtsini, kütavad ka Narva linna soojaks, et see on konkreetne tegevus, millega me saame elektri hinna alla, majanduse kasvama ja inimese elujärge parandada. Rohepööre lõpeb varem kui hiljem ja meie oleme see erakond. Meie oleme need ideoloogid, kes lõpetavad selle jama. Just veel üks hea uudis otsa ka veel, et tuuleparkide arendajad pidid olema kuristiku serval. Meie soovitame neile üks samm veel teha ja jätke omavalitsuste kiusamine. Omavalitsused on blokeerinud nende hulluste hiiglaslike tuulikute rajamise oma pinnale ja soovin ka omavalitsustele kindlat meelt. Juba valitsus räägib, et on vähem tuulikuid vaja. Oli siin paar kuud tagasi veel räägiti, et on vaja 200 tuulikut. Nüüd on see tuulikute arv on ajas kogu aeg vähenenud. Mida rohkem need omavalitsused võitlevad, kes ei taha tuulikuid, seda suurem on lootus, sest juba valitsus murdub nii mõneski piirkonnas. Aga Evelin, tõmbame selle otsa kokku, loodame, et inimesed ära ei külmeta -20 ja 30 ja läheme pärast väikest pausi Belgia pättide teema juurde. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi ja läheme Liisa Pakosta uute seikluste kajastamiseni. Nimelt Eestis käisid poolsalaja külas Belgia asüüli- ja migratsiooniminister ning justiitsminister poolsalaja selle mõttes, et Eesti meedia seda ei kajastanud, küll aga kajastas seda Belgia ajakirjandus ja nii jõudis info ka Eestisse. Evelin, mida nad siin tegid? Nojah, see on ikkagi päris kummaline olukord, kuidas meie justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta on võtnud pähe uue valdkonna avada, et hakata välja rentima kõikvõimalikke vanglaid ja meie jaoks oli ka üllatus, et loeme võõrkeelsest välismaistest uudiste kanalitest, et juba ongi justkui Belgiaga kokkulepped sõlmitud, et Belgia toob oma maalt need vangid, kellel ei ole dokumente, toob siia Eestisse ja et nendel on ülerahvastatud vanglad ja et need on need vangid, keda siis ei saa kodumaale saata või kodumaa ei võta neid vastu ja et probleemi saab siis lahendada selliselt, et tuua Eestisse need vangid ja minu meelest kõige piinlikum on see, et seal valikus oli lisaks Eestile veel Kosovo ja Albaania. Et me oleme Kosovo ja Albaaniaga siis ühel real ja kusjuures mina sain aru, et vähemalt Belgia ministrid olid ka veendumusele jõudnud, et ainult tehnilised küsimused on. Et juba on kokkulepped justkui nii kaugele jõudnud, et arutatakse seda õigussüsteemi erinevust. No Pakosta ajas tagasi ütles, et selle valitsuse ajal Belgia vange siia ei tule. Aga tuletame meelde, kuidas Rootsi vangide teema oli üleval. Et räägiti, et sellised toredad mõtted ja arutame ja äkki oli leping laual, hakati seda ülikiiresti menetlema
ja Pakosta on kinnitanud, et selle aasta teises pooles on Rootsi retsid juba Tartus. Need ei ole tegelikult Rootsi retsid, vaid enamasti Araabia või islami usu taustaga kurjategijad, kes Rootsi vanglatesse enam ära ei mahu. Ja sama probleem on Belgias. Miks need vanglad on üle ujutatud? Massiimmigratsioon on tekitanud kirjeldamatu kuritegevuse laine, kaasa arvatud jõhkrad laste ja naiste vastased kuriteod, jõhkrad vägistamised. Me tuletan meelde korraks Inglismaalt, kuidas valitsus mätsis kinni Pakistani päritolu vägistaja jõukude jõhkraid kuritegusid laste vastu. Samasugused protsessid toimuvad Belgias ja mujal, sest see teatud islami gängid ja jõugud, tihti on neil mingi ühe kindla riigi taust, teevad kirjeldamatuid kuritegusid, et naiste turvalisus kaob. Lapsi ei saa enam ise linna peale lasta, sest mine tea, millise röövli sadisti kätte nad satuvad, et nendes riikides on turvalisus kadunud. Meie funktsioon on nüüd Euroopa vanglasaareks muutumine. Ja kui ma võtan 6 aega tagasi, kui me oleme siin arutanud kasiinosaareks muutumist piltlikult öeldes, kus me peame välismaistele netikasiinodele paradiisi tegema. Mis siis veel puudu on? Rahapesu paradiis jälle, sest ka kasiinod soodustavad rahapesu. Siis vaatame Epsteini faile, millest tuleb järgmise teemana juttu. Need käisid siin ka noolimas. Inimkauplejad käisid Eestis, Lätis. Noori tüdrukuid noolimas, prostitutsioonile meelitamas, siis äärmiselt halb mulje jääb sellest riigist, kus sellised asjad toimuvad. Ja seda nüüd süvendatakse. Narkoäri on siin niikuinii käinud, probleemid on üleval, välismaised gängid juba ajavad siin jõhkrat narkoäri. Et kuhu me jõuame? Me jõuame 90-ndatesse tagasi tänu Pakostadele. No tundub, et Eesti 200 plaan ongi, et pärast neid tulgu või veeuputus ja kui nüüd Liisa-Ly Pakostast natuke rääkida, et Rootsi vangidega hakkas ka ju vale pihta, et kõigepealt pidid tulema mingid lambukesed, et mingid korralikud inimesed poolenisti ja lühikeseks ajaks, aga lõpuks selgus, et ikkagi väga retsidiivse taustaga tulevad need jõhkrad kurjategijad ja nüüd ta jäi ka justkui valetamisega vahele, rääkis, et ei, et nende Belgia ministrite puhul oli pigem siis kogemuste vahetamisega, et see on täiesti kummaline, et ministrid Belgias räägivad, kuidas nemad otsivad Eestis vanglakohti ja minister Pakosta räägib, et ei, et nemad ainult vahetasid kogemusi ja teadmisi, mille puhul tekib küsimus, et kas neil ei olnud tõlki või nad ei saanud üksteisest aru, üks rääkis eesti keeles, teine rääkis seal oma keeles. Evelin, minul üks versioon, et mis on kõige tõenäolisem, Pakosta lihtsalt valetab jõhkralt, toorelt ja teda ei huvita. Ja kui me vaatan tema enda isiklikku ajalugu, siis minu meelest peaks tema isikut hoopis uurima, sest Sirje Piht, Estonia kapteni abikaasa, kes on kirjutanud Estonia teemalise raamatu, väitis oma raamatus, et praegune justiitsminister Liisa Pakosta, kui ta laeva peal oli siis tööl Estline'is töötamas, siis ta olevat tühjendanud klientide pangakontosid. See on Sirje Pihti väide, me ei ole saanud seda kontrollida, aga ma olen veendunud, et on inimesi, kes seda teavad. Estline olevat selle asja nagu vaikselt Kalevi alla torganud, aga tollel ajal oli laevas ju 10 inimesi, kes võisid seda asja teada. Nii et minu arvates oleks vaja seda vana asja meelde tuletada. Tore oleks, kui mõni Estline'i töötaja hakkaks rääkima, siis äkki tuleb välja, et kuidas saavad sellistele kõrgetele kohtadele justiitsministriks inimesed, kellel on näpumood. Ja kellel on kalduvus valetada igal ajal ja igal pool. Ma toon veel ühe tsitaadi Belgia migratsiooniministrilt, et tema siis kommenteeris seda külaskäiku nii, et nende vangide tagasipöördumine päritoluriiki jääb esimeseks valikuks, kui see ei ole võimalik, kaalume kinnipidamist väljaspool Belgiat. Kuulake nüüd, sel viisil tugevdame mitte ainult oma kodanike turvalisust, vaid leevendame ka survet meie vanglates, et nemad nagu saavad aru, et need vangid
välispäritolu või immigrantidest vangid on ebaturvalised, et nad suurendavad seda ebaturvalisust ja et nendest lahti saamiseks ongi kodanikel turvaline, aga mis siis meie kodanikest saab? Evelin, meie kodanikest saab see, et kõigepealt ta ajas tagasi, et on plaanis kiiresti uusi vange tuua ja siis ütles järgmise asjana ERR-ile, et ei, meil on siin Jõhvis ka üks vanglakorpus vaba, nii et tema arvates võiks 60 uut töökohta Ida-Virumaale luua, et jätame nüüd järgmisele valitsusele toreda otsuse, et toome Belgia vangid ka. Eks ole huvitav mõte, et Eesti kui vanglasaar, Eesti kui kasiinosaar, Eesti kui näidis homovabariik, et see kõik on Eesti 200 ja Reformierakonna suur panus koos majanduse pankroti ajamisega, et tead, pisar tuleb silma, aga sellegipoolest me peame selle raske talve ja selle raske aasta üle elama enne uusi valimisi. Aga vähemalt lootuskiir on üleval. Need samad Rootsi näide, Belgia näide, et neil ei ole kuhugi panna oma immigrantidest vange, näitab seda, et see immigratsioonipoliitika on läbi kukkunud. Ei ole võimalik neid integreerida, ei ole võimalik neid immigrante panna tööle, korralikult käituma ja meie tegelikult tegeleme selle Euroopa Liidu poliitika tagajärgedega, et nad on hädas, neil ei ole enam vanglakohti ja see, et nüüd hakatakse vaesematesse riikidesse neid vanglakohti otsima, et ega see ju probleemi ei lahenda. Oleme üle euroopalises tööjaotuses lampkastiks muutumas. Aga pärast väikest pausi läheme uue teema juurde. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi ja räägime Eveliniga mõistagi kõige põletavamal teemal, mis siin viimastel nädalatel on läänemeedias liikumas. Mitmes USA kanalis peetakse lausa otse blogisid, kus uuritakse Epsteini dokumente, millised nimed läbi käivad. Pilt on dramaatiline, et kes on sinna sisse haalatud, USA magnaadid, poliitikud, nimetagem muidugi Clintonit, kes tuli juba varasema satsiga välja, nimetame Bill Gatesi, maailma ühte jõukamat inimest, läheme Euroopasse, siin juba pead veerevad, siis Briti parlamendi lordide kojast on hammaste vahele võetud Briti peaministri usaldusalune Peter Mandelson, kes siis määrati vaatamata nendele teadaolevatele kontaktidele Briti leiboristide poolt USA-sse veel suursaadikuks. No on koomilised pildid, kus kuskil aluspükste väel hüppab ringi mingi endine minister. Ja siis see on tekitamas Suurbritanniasse valitsuskriisi, et isegi mõned leiboristid ise hakkavad praegu selle peaministrile vastu. Siis üks liin on Briti kuningakoda, mis on pihta saanud, sest mõni inimene võib öelda, et me ei teadnud, kellega tegu on, aga 2008 mõisteti Epstein süüdi. Kõik pidid seda teadma, kõik võisid seda tausta uurida, aga Briti troonipärija abikaasa tegeles edasi, ööbis tema mingitel kinnisvaradel, flirtiva tekstiga, suhtles Epsteiniga. Mängus on ka Rootsi kuningakoda, küll vähem piinlikemate episoodidega. Kusjuures mainitud on isegi Taavi Rõivast. Tõsi, et sealt ei tule täpselt välja, mis seal pildi peal oli, mida ei näidata ja mida ta seal õieti tegi. Igal juhul ta oli peaminister sellel ajal. Igal juhul on näha, et see on tema, kes Epsteiniga kohtub ja minu mõnest probleemile viitab ka see, et ta ajab tagasi. Öelnud siis, et jah, ma käisin USA-s, sain kokku, aga kui ta ütleb, et ei tea, kas see ikka mina olin, et siis on kahtlus seda suurem. Ja need materjale on ligi 6 miljonit lehekülge, räägitakse, et 3 miljonit lehekülge on juba avalikustatud, aga neid materjale on veel ja veel. See näitab, kuivõrd mastaapne on see organisatsioon
ja mida veel ju ei lubatud avalikustada, olid lastega seotud asjad, surmaga seotud fotod ja pildid ja seal olid veel mingi üks kategooria, mida ei avalikustatud ja nüüd me näeme tegelikult selliseid leebemaid asju siin avalikus olevat ja minu käestki on küsitud, et huvitav, miks Eesti poliitikud peale EKRE sellest ei räägi, aga kui me nüüd vaatame, kellega need juhtumid on seotud, see on ju liberaalse maailma eliidiga. See, keda me oleme toonud nagu eeskujuks, võtame ka see Bill Clinton või Bill Gates, keda siis on seotud lausa arvamusliidriteks. No need on konkurentsitud arvamusliidrid olnud, nagu Bill Gates. Tema päästab 3. maailma, jagab tasuta vaktsiine kõikjal, aga samas ta tahab ka maailma juhtida kangesti moraalsetest lähtekohtadest. Ja tema ju räägib... Heategevusorganisatsioonid, kohe näha heategevuslased. Tema rääkis rohepöördest ka ju. Ja selle kohta ütles Trump, et kuulge, see ei ole meie probleem, teie liberaaldemokraatide partei sõpruskond, Epstein kuulus ka demokraatide hulka, see on teie kamp, eks ole, teie olete oma suguseid sinna saarele vedanud, et meie peame siin riiki valitsema ja muidugi infooperatsiooni mõttes USA demokraadid lootsid, et äkki tuleb Trumpi kohta midagi välja, aga ei tulnud mitte midagi. Trump lõikas suhted selle kahtlase Epsteiniga läbi juba varakult, kui see hakkas naisi käperdama tema Mar-a-Lago keskuses. Ehk siis Trump sai vihaseks selliste pättide peale. Aga näed, paljud liberaalid isegi pärast tema süüdi mõistmist ei teinud teist nägugi ja sealt ei ole enam kuskile taganeda. Või siis, et kas Taavi Rõivas siis ei teadnud, et see pätt on süüdi mõistetud seksuaalkurjategija, sest tema kohtus oma peaministri ajal, mis oli juba siis 7-8 aastat pärast Epsteini süüdimõistmist, et kas ükski tema nõunik ei öelnud talle, et selle mehega ei tohi ühe pildi peale jääda, aga läks. No öeldakse, et Epsteini failid võtavad vandenõu teoreetikutelt töö ära, et kõik see, millest nad on rääkinud, ongi tõde olnud ja kui nüüd mõelda, et mis seal taga või taustal on, et miks seda tehti või miks see nii mastaapselt on olemas või et miks seal nii kõrged riigiametnikud ja selline, eliit seotud on, siis võime ju mõelda, et üks asi on luure, et info kogumine, aga teine asi on kindlasti ka kompromiteerivate fotode saamine ja loomine ja selle kaudu ütleme, et saadakse ka mõjutada igat peaministrit, ka Taavi Rõivast, isegi väikeriikide peaministreid, kuigi tundub, et põhirõhk oli ikkagi suurriikide valitsustel ja me ju USA enda juhtkonnal, aga Evelin, Riias käidi ju tüdrukuid noolimas ja korjamas. Riiat ja Läti tüdrukuid oli mainitud seal sadu kordi. Ka Eestis käidi ja leiti nende dokumentide järgi. Ehk siis toimus globaalne inimkaubandus. Ja veel kord kordan, et paljud suhtlesid Epsteiniga uhkelt edasi ka pärast süüdi mõistmist. Et mõni võib ju pugeda selle taha, et me ei teadnud, et oli seltskonna tegelane ja liikus igal pool ringkondades. Aga sa jõudsid õige asjani, et suure tõenäosusega oli tegu luureagendiga. Manipulaatoriga, perverdiga. Kelle saar oli sisuliselt nagu stuudio, kõik, kes seal käisid, kõik registreeriti, pildistati üles, selle abil sai šantažeerida, siis pigem ei olnud, see kindlasti ei olnud Vene luure, nagu liberaalid tahavad osundada, et koormet kaelast ära saada. Vene luure võis teada, mis seal toimub. Sellise võrgustiku vastu tunnevad kõik huvi. Seda pidi teadma Ameerika luure väga hästi. Ja seal on mõned teised luureagentuurid veel. Ehk siis see töö, uurides neid dokumente, avaneb kindlasti päris muljetavaldav pilt maailma suurimast mesilõksust. Luurajad ütlevad, et mesilõks on siis prostitutsiooni abil, siis šantažeerimine, välismaa diplomaatide või poliitikute lõksu võtmine. See on üks maailma suurim projekt, kus on ministrid, kuningakojad. Võtame siis prints Andrew Suurbritannias, kes on juba tiitlit kaotanud, et see maavärin jätkub. Isegi Slovakkia välisminister
endine välisminister astus sealsest julgeolekunõukogust tagasi, et kui need järgmised 3 miljonit dokumenti tulevad, no anna armu, tuleb veel. No ma toon ka väiksed kahtluse ivakesed, et kuivõrd need juured või kombitsad on meie poliitikasse jõudnud, et näiteks võib-olla saate küsimusele vastuse, et miks president Alar Karis võttis endale välisnõunikuks Margus Kolga, kes jäi kohtus süüdi korruptsioonis, aga kelle juurest leiti lapspornot ja sellele ei pööratud suurt tähelepanu. Et need on need asjad, mille puhul sa mõtled, et noh, me nägime Epsteinis ka pilte, kus näha on, et on väga noored tüdrukud ja lausa lapseealised, et sellised jälgid kombitsad võivad üle maailma olla, ilma et me teaksime nendest, kui need just niimoodi välja ei tule. Ja mis on kummaline on see, et kui ma lugesin erinevaid materjale, sest neid tuleb tohutus koguses peale, siis Epsteini võrgustik, ei olnud organisatsioon otseses mõttes, aga no, tal oli ka firmad seal taga, kes korraldasid kõikest. Kuulge, üks inimene ei jõua produtseerida ju 4 miljonit lehekülge e-kirju, see on võimatu, tal oli suur võrgustik, tal olid abilised, tal olid töötajad. See, kes meelitas tüdrukuid, peamiselt oli kuulsa meedia magnaadi Maxwelli tütar, tänu tema autoriteedile või mõjule saadi palju inimesi võrgustikku sisse, ehk siis õhtusel ajal piltlikult öeldes tegelesid nad kupeldamisega, kaasa arvatud alaealiste kupeldamisega väga elitaarsetele tegelastele siis privaatsaarel. Ja päevasel ajal piltlikult öeldes tegelesid poliitikaga, sest ma lugesin, kuidas Epstein kirjutas sellele Briti kaubandusministrile, et kuulge, kuidas siis nüüd Kreeka võlakriis laheneb, et palun mulle ülevaade anda. Siis ta tõepoolest on mingid märgid, et ta tahtis Moskvas käia, kas ta käis, seda ei tea, igal juhul Vene tüdrukuid samamoodi meelitati lõksu. Oot, mul tuli üks mõte kohe meelde sealt, et kuidas Bill Gates käis ja küsis, kuidas ravida just nende vene tüdrukutel saadud suguhaigust, et ka sellist meditsiinilist nõuannet anti, mitte ainult majanduslikku. Aga see oli nagu üks suur bordell, ilma pikema jututel, siis liberaalse eliidi bordell, mille kombitsad ulatusid üle Ameerika, üle Euroopa, täiesti kohutav vaatepilt ja tuleb veel hirmsaid asju välja, et see tuleb kõik luubiga läbi vaadata. Dokumentide mass on suur, aga siis tõepoolest ma jätkan sellega, et kuidas poliitikat mõjutati, et see ei olnud tavaline nagu kuritegelik jõuk, vaid seal olid mängus erinevad luured, kaasa arvatud Ameerika luure pakkus ilmselt katust või vaatas läbi sõrmede, sest kui alternatiivmeediakanalid rääkisid kogu aeg, et kuskil on üks Pizza Express, kus Ameerika eliit lendab lennukiga saarele, kus võidakse alaealisi kuritarvitada. See naerdi välja, et see on vandenõuteooria. Nagu sa ütlesid, et vandenõuteoreetikud on töötuks jäänud, sest kõik vandenõud teooriad on päris tegelikkuseks saanud. Ehk siis praegu Suurbritannias näiteks uuritakse selle sama minister Mandelsoni riigisaladuste paljastamist, sest kirjades on näha, et ta paljastab Epsteinile mingid läbirääkimisi Austraalia ja muude magnaatidega, maavara magnaatidega. Ehk siis jagatakse väga intiimselt riiklikku infot mingisuguse suvalise tegelasega, kellel ei ole mitte mingit ametlikku staatust. See on nagu mingisugune alternatiiv, nagu mingi varivalitsus oli Epsteini juures, kus temale jooksis info poliitika kohta sisse, ta annab nõuandeid, ta küsib arvamusi, ütleb, et ma tunnen seda, saage temaga kokku. See mitte ametlik, jahmatav, alatu, petu, võrgustik ja osad materjalid tõsi vajavad kontrollimist, et kõige õigem koht kontrollimiseks, kui te nüüd kahtlete, kas on ka libainfot tulnud mingi USA siis Justiitsministeeriumi koduleheküljel, et seal on siis originaalmaterjalid. Mitte ainult nõu ei antud, ma arvan, et ka mõjutati poliitikaid, et me teame, kui suure delegatsiooniga läks Taavi Rõivas, olles peaminister, USA-d külastama ja sellel ajal ilmus ka välja see kirjakene, kus Taavi Rõivas soovis mingit fotot, mida muidugi seal kirjatulgas ei ole,
aga mida kommenteeriti nii, et lõbus, ehk võime siis võib-olla analüüsida, kas siis Taavi Rõivase otsused näiteks hakata rohkem tuulikuid ja taastuvenergiat toetama, muutusid võib-olla pärast seda USA reisi, võib-olla ta hakkas midagi muud tegema enne, kui ta läks sinna reisile, ehk siis kuivõrd need igasugused manipulatsioonid, Epsteini võrgustik tegelikult ka poliitilisi otsuseid sai muuta või mõjutada, et seda me ju ei tea. Ja Evelin, see ei olnud tavaline prostitutsioon, vaid kupeldamise põhiline eriti hull lugu on, et mängus olid alaealised, et see teeb selle eriti jõhkraks ja väljapressimisvõimalused on eriti kõrged, sest see on ikkagi ka lääneriikides üks hullemaid kuritegusid, alaealiste haaramine inimkaubandusse, nii et alaealiste haaramine inimkaubandusse paljude liberaalsete eliitide poolt, see diskrediteerib neid nii põhjalikult. See ongi üks põhjus, miks nad ei taha sellest liiga palju rääkida, et lükkame selle Kalevi all, olid pahad poisid, lähme edasi. Aga me ei lase seda toimuda. Ütleme, et pahad poisid ja tüdrukud tuleb paljastada. Praegu on see võimalus suur ja see mäda lihtsalt välja lasta. Jah, väga õige, et üks mäda paise on nüüd avatud ja sealt tõesti voolab nüüd miljonite kaupa materjali välja, et ma loodan, et neid mädapaiseid üle maailma väga palju ei ole või kui on, siis ma ei tea, nad võib-olla hakkavad üksteisega konkureerima ja tänu sellele tulevad mingid mädapaised välja. Paraku on korruptsioon paljudes riikides normaalsus. Vaatame ka teisi väljaspool siis lääne liberaalse eliidi mandumist. Hiina kommunistlik eliit on sügavalt korruptiivne, pidevalt käib üks sahkerdamine tehastega, vabrikutega. Samamoodi on probleemid mujal, ehk siis see paljastamistöö on tegelikult pidev, kuigi ütleme see, mida me praegu lääne liberaalse eliidi osas nägime, see isegi jahmatas väga palju. See oli nagu mitmekordselt läbi põranda kukkumine, et see on jahmatav ja seda me käsitleme ka siin saates edasi. Nii et olete oodatud, ma arvan, et järgmistel kordadel uued paljastused Epsteini failidest, mida me teile vahendame. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.